Et no nii, nüüd on juba öö on siin käes, et noh, praegult on valgemad ööd, et 10:30, aga noh, et tegin jah siin selle arvutuse ära, et kui siin jätkata selle, et noh, 10-ga alustada, on ju, ja 1,25 koefitsiendiga, et teha neid panuseid, on ju, et siukse madala riskiga. Et siis juba 21. korral juba ütleme, kui täna nagu duubeldad, on ju, et noh, lihtsalt lähed selle summaga edasi, et 10-ga alustad 1,25 koefitsiendiga, siis 12,5 täna, homme on 15, on ju, et siin 2,5 euro kaupa, on ju, esimesed korrad, on ju, et siis juba 16. korral on see, et ei lisa midagi juurde, lihtsalt nagu sama summaga lähed edasi. Et siis, kurat, see vist ei ole isegi duubeldamine, et see on lihtsalt vist, see ei olegi duubeldamine, et ma ju ei duubelda midagi, et ma ju ei pane ju juurde midagi. Et duubeldamine oleks siis, kui ma paneks veel juurde, on ju, et panen noh, veel otsa, on ju, aga ma ju ei duubelda, et ma panen selle sama summaga. Et siis juba 16. korraga oleks niimoodi, et juba see 16. kord on eelmisest päevast on nagu 100 eurot rohkem. Ja 21. korral on see summa juba 300 rohkem. Et no mitte tänasest summast 300 rohkem, aga eelmise päeva summast on 300 rohkem. Et juba 21. korral hakkavad juba need numbrid juba mingeid mõõtmeid võtma. Et noh, juba 16. korral on tegelikult juba see 100 on ka juba päris hea nagu. Et see on päris huvitav on see matemaatika jah, et kui niimoodi võtta, et vaatad niimoodi, et täna saan 2,5 euri rohkem, on ju, 14 päeva läheb mööda, on ju, siis see summa on juba nagu noh, siis on juba need mõõtmed juba hoopis teised, on ju. On need mõõtmed hoopis teised, et see on nagu päris huvitav jah, et noh, jah, et see selles mõttes noh, nagu motivatsiooni nagu tegeleda on sellega, et muidugi Grexpoor, et siin siis jah, see Diallo ja et iseenesest on see Diallo on nagu siuke tuttav nagu tegija, on ju, et iseenesest oleks nagu temaga nagu tore. See mäng on 1:30, noh, eks ta algab arvatavasti algab nagu hiljem, aga noh, ütleme siin seda game'ide handicap'i ma vist välistaks, et siin pakub ka +2,5 pakub Diallole. Pakub 2,5 Diallole, et see võib ju ka nii olla, et noh, et pärast kukub ära tüüp, on ju. Et saab, noh, ongi, kui ta piisab juba see, et ta saab 4,6, ongi kõik, siis sellest juba ei piisa. Et see nagu jah, kummagi pool nagu, need on nii väiksed, et see on nagu jah, natukene. Et see Diallo nagu nende game'idega on ka niimoodi, et ega see Diallo nagu kukub nagu suht ära ka. Ta seal eelmises mängus hakkas ka kuidagi, ka kukkus nagu ära väga, no eks neid kukkumisi on kõigil, täna oli ju ka seesama, Evans oli ka 3,6 sai ühe seti ja siis tuli tagasi. Et eks selliseid asju nagu juhtub,
aga jah, kas siis panna sellele Grexpoorile panna siis Grexpoorile panna Grexpool. Kumba pidi ta oli? Jah, oligi seda pidi, et Diallo on nagu siis kodumängija. Grexpool. Edition. Nojah, eks ütleme, kui nad on niisugused võrdsed vastased, et siis võib-olla siit nendest prediktsionitest võib-olla midagi nagu tuleb, et nüüd nad ju peavad siin kellegi valima, et jah, Grexpool on nagu jah, ta on olnud 21. on olnud. Et võitja saab 31 000 seal, et võitja saab 31 000. Siin ennustab ka, et see on Savi väljak ka veel. Okei. Siis see Diallo on vist muruväljakul on päris hea, minu arust oli tal see asi. Okei, et kui see on Savi väljak, kui see on nagu niimoodi, noh, ilmselgelt see Grexpool on nagu sihuke, ta on nagu selline, ikkagi jah, natukene ikkagi nimekam nagu mängija on, et vanust on ka rohkem. Et sellel turniiril on ka, tal mänguaega on ka vähem olnud. Et 1:30, Diallol on 3 tundi. Noh, see võib-olla ei hakka nii palju rolli mängima, aga jah, see näitab ka, et ta on nagu hea soos ka, on ju. No. Kuigi see võib jällegi uinutada jälle natukene, on ju. Aga noh, ega kaotame see Grexpool muidugi ei tule siin, et aga see Grexpool sai ka vist edasi nagu. Ta on ühe matši mänginud, et ta sai vist otse edasi kuskilt või midagi siukest. No see on selge, et see Grexpool 0-ga ei saa talt. See on nagu suht, ma arvan, selge. Et ega need, kes seal 20-ndad on, et ega need ju ka vaatavad, et kes see tüüp on ju, tuleb sealt, oli 60 sellesse Diallo, on ju. Noh, nüüd on siin laksinud siin skalpe võtnud, on ju. Ega need tüübid vaatavad ka, et ega nad ka sinna ju kaotama ei lähe sinna väljakule, jah. See kindlasti nii ei saa olema, et see Grexpool mingi 4-6 saab pähe, on ju. Ma ei usu seda. Ma ei usu seda, et seal, et ta kuivalt pähe saab. Savi peal on 12-7. Et noh, protsent on Diallol parem. Win-loss. See
Diallo on jah, päris hea protsendiga on pannud, et savi peal on ka. Okei, et ikkagi 8-7. 8 on võitnud Diallo ja 7 on kaotanud. Aga see Grexpor on 12 võitnud. Et ta savi peal nii hea ei ole, see Diallo. 7 tükki kaotanud, et aga muru peal on see Diallo kõik võitnud peaaegu. No nüüd sellele kaotaski Lehetskale arvatavasti siis jah. Aga kus ta kõva katte peal on nagu parem natuke see Grexpor. Kõva katte peal on ta parem natuke. Ta on siuke saalimängija vist, tundub olevat siuke. Et seal tagajoone peal, et arvutab ära, et kus see pall nagu põrkab, on ju. Ta on siuke standardne mängija, on ju. Kuigi tal see protsent on parem sellest Diallost, tal on seal parem, et huvitav, et see Diallo nii muru peal nii hästi mängib. Omavahel nad siis kohtusid ju. Seitse, 5, 7, 6. 1-6, 6-3. See tähendab siis, et Grexpor võitis jah. Grexpor on teda võitnud ka ühe korra. Väga lihtne mäng ei olnud, 2 kiiret lõppmängu ja siis sai 1 punkti ainult ja siis pani 6-3. Et ka paras madistamine oli ikka seal. Aga noh, madistas ära ikka noh. Kuus, 4, 3, 0. Noh, see just jah, et ta siin 6-1 nii ära kukkus, et noh, jah, et võib-olla ongi, et kukub homme ka ära, on ju. See ennustas Grexporile oli või? Diallole ennustas see 3. Huvitav, et ta siin, et ta on Queen. Kas see Queen oli ka siis kõva või? Queen sai ju pähe sellelt. Queen sai pähe sellelt Grexporilt. Queen. Queen on 96 hoopis.
See on veel vana ennustus, ennustas seda tänast. Siin seda siis ei ole. Nojah, seal ennustas nagu 3, et jah. Huvitav, et siin väga ei ole siin midagi selle kohta öeldud. Tavaliselt on ka nii, et kui väga pole midagi infot, et siis tuleb mingi imelik mats tavaliselt. On tavaliselt niimoodi olnud. Ja ja selline, kus ei ole nagu edu väga. Aga see challenge oleks küll täitsa vägev, et kus paneks nagu iga päev paneks nagu edasi selle summaga, et see summa, mis tuleb, paneks sellega edasi. Tean, no jah. Huvitav, et see Tjalla on juba favoriit juba sihukestele vastastele, kes on temast 20 kohta eespool. Et Tjalla on favoriit sellele, et see on nagu huvitav. Hollandlane on see Kliekspoor. Ta on ikka see. Dubais tuli ka poolfinaali. Et jah, siin räägib sellest, kuidas madistasid Tjallo ja Kliekspoor. Jah, noorus ütleb ka siin, et noorus versus veteranlus. Jah. See on ikka muru või? Kliekspoor on murul ka parem. Siin ütleb, et Kliekspoor võidab 3 setis.
jah, eks ma vaatan, et kui ma valin selle Grexpori ja Diallo, siis ma panen Grexporile üle 11,5 game'i. Et kui ma valin selle mängu, aga võib-olla ma valin midagi muud, võib-olla mis hakkab silma, et kus oleks see selline koefitsient lubaks nagu teha midagi, aga noh, et eks siis ma vaatan, et siis saab pärast kokkuvõtte teha.